Tere päevast! Täna on 18. august ja Kristi rasedust 29 nädalat täpselt. 29. rasedusnädalal lapsed tavaliselt avavad juba oma silmi. Nende kaal on üle 1 kilogrammi. Asend ei ole küll ajas veel fikseeritud. Me näeme, et pisi on praegust pea seisus, ehk siis sõidusuund on sees ja kui jääb ka nõndaviisi sünnimomendiks, siis lapsel on kergem sündida. Ja kuna keeranud ka selja ilusti siia vasemale isa poole, siis paremakäelise lämmamandal on teda kergem vastu võtta. Platsenta emakook, mis annab lapsele toitu ja hapnikku, paikneb siin paremal ja tagumisel külgseinal. Ja me näeme, et keegi piilub siit platsenta tagant ja silm ilusti liigub, nii et platsenta lapse sündi ei sega. Me näeme lapse ilusaid põski, lõuake ilusti välja arenenud, saab tulevikus olema hea imeja. On tõstnud vasema käe siia kukla taha, küünarnukk on siin ilusti näha. Ülahuulad on terved, et saab olema ilus naeratus. Selgroog siis nagu kaherööpaline raudtee jääb siia vasemale poole. Kuna pere andis loa, et me saame vaadata ka kellega on tegemist, siis vaatame lapsele ka kahe jala vahel, proovime aru saada, kas tegemist on poisi või tüdrukuga. Me näeme siin ilusaid ümaraid munandeid ja tilu otsa, et tegemist on väikse poisiga, palju õnne. Lapse varbad tulevad siia paremale üles maksa juurde. Ema tõenäoliselt tunneb ka siin maksahaake ja see suur varvas on siin ka süüdi, see käib ja loeb üle ema ribid. Lapse sõrmed ilusti siin avatud, rusikate näite heas tujus. See tumme ala ümber lapse lootevesi annab võimaluse lapsel tegeleda snorgeldamisega. Laps ka neelab ja hingab lootev, et tänu sellele arenevad ka soolad kopsud. Kuidas poiss kasvanud on? Selleks mõõdame ära lapsel pea ümbermõõdu. Mõõdame ära lapsel kõhu ümbermõõdu, näeme siin lapse magu ja alane võrdsamal poolel, järelikult vasemal. Ja mõõdame ära lapse reielu ilusti siin nähtav. Et laps vastab oma suuruselt 29 nädalat ja 3 päeva ja ta lapse kaal on juba 1 kilo 327 grammi. Nii et me näeme, et laps on väga ilusti kasvanud. Missugused on lapse funktsioonid? Kindlasti lapse funktsioon on neelamise funktsioon, hingamise funktsioon. Me näeme, et vedelik liigub lapse hingamisteedes. Järelikult ta hingab siin lootev, et tänu sellele arenevad ka lapse kopsud, et olla tubli hingaja esimesel eluminutil. Laps pissib ilusti, kusepõisi on ilusti täis. Me näeme, et lapse neerud paiknevad ilusti selgroo kõrval ja lapse magu on alane vordiga samal poolel ja südametipp on ilusti vasemal, nii et ringkerelundid ja kõhuelundid paiknevad õieti. Siin on näha lapse südam. Lapse praegust luksub käe all. Ka ema tunneb seda. Me näeme, et mõlemad kodade ja vatsakeste vahelised klapid töötavad ilusti.
me näeme, et vahesein on ilusti terve ja suured veresooned, aort ja kopsuaorter lähtuvad õieti. me näeme, et lapse südamelöögid 145 korda minutis löövad küll 2 korda kiiremini kui emal, aga nii ka peab olema. Samamoodi huvitab meid, kuidas pisi tunneb ennast ja selleks teeme loote Doppler-uuringu. Ja me näeme, et loote Doppler näitab, et pisi tunneb ennast hästi, saab ilusti toitu ja hapnikku ja Kristi kitsi ei ole. Selline ilus lapse näoke. Siin vahepeal ka lapsel oli sõrmus uus. Näeme ka siin sellist pilti. Lapse näokene paistab siin. Teie pisi on väga ilusti kasvanud, paikneb õieti, tema organstruktuurid on ilusti välja arenenud, nii et kasvage ilusti.